Need vestlused võivad olla mõnevõrra tormilised, sest meie kolleeg Trey Ingst sai Fox Newsi piirkondlikult ametnikult teada, et Hormuzi väin on täielikult revolutsioonilise kaardiväe kontrolli all ja sisuliselt suletud. Mitmed laevad pidid täna tagasi pöörduma, kui nad üritasid väine ületada. Trey lisab, et kaardivägi avas tule ühe laeva pihta osana eile õhtul välja kuulutatud sulgemispoliitikast. See on vastuolus sellega, mida president Trump vihjas Iraani ametnike koostöö kohta läinas. Varsti näeme, kuidas turud ja indeksid selle peale tõusid, kuid fakt, et Iraan ja revolutsiooniline kaardivägi üritavad sekkuda ja oma kontrolli uuesti kinnitada, ei meeldi presidendile. President ütles, et nii see saabki olema. Ja samuti meie jaoks, kes me lihtsalt kõrvalt vaatame, ega pruugi kõiki siin kaasatud sõjalisi komponente mõista. Tegelikult olen üllatunud, et nad suudavad praegu Hormuzi väina kontrollida. Ma arvasin, et nende sõjaline võimekus on rohkem vähenenud ja et nad ei oleks võimelised seda tegema. Ma ei tea, kuidas sinuga on, Charlie, aga see on väga šokeeriv. Talvez não. Ähvardusi pole raske teha ja nagu Iraan on kogu revolutsiooni ajaloo jooksul teinud, on nad teinud palju asju ja just sellepärast me siin olemegi. Ainus põhjus, miks teil on mingisugune võim, on see, et nad on valmis tegema kõike, et inimesi hirmutada ja panna neid kartma sealt läbi minna. Aga mis mind siin natuke hämmastab, on see, et ma ei tea, mis on nende pikaajaline plaan. Kui nende pikaajaline plaan on proovida panna maailm enda poolele, siis ma ei usu, et see töötab. Tegelikult see hoopis survestab riike, kes on seni olnud veidi kõhklevad sekkuma, aga ma ei usu, et nad hakkavad sekkuma nende poolele. Ma arvan, et Ameerika Ühendriigid on näidanud palju paremat ja õiglasemat võimet hoida mereteid avatuna kõigile riikidele ning tagada vaba ja õiglane kaubandus. Ja Iraan on teinud täpselt vastupidist. Seega ma tõesti ei tea, mis on nende pikaajaline plaan, kui nad seda praegu teevad. Ja miks see juhtus? Ma mõtlen, kas on võimalik, et teate, selle kokkuleppega koos toimus ka relvarahu Liibanonis. Kas siis, mul ei ole seda infot, aga on võimalik, et võib-olla see lagunes. Kas see võis põhjustada tolle olukorra? Sest tuleta meelde, et eile kirjutas president Truth Socialis, et Iisrael ei pommita enam Liibanoni. Ta ütles, et neil on Ameerika Ühendriikide poolt keelatud seda teha. Piisab juba. 3 hüüumärki. Aitäh, president DJT. Ma ei tea, kas sellel on sellega midagi pistmist, aga see on väga tugev avaldus, mida Iisraelile avalikult öelda. See on tõsi. Aga tulles tagasi selle punkti juurde, mida sa äsja mainisid, Rachel, Iraani kontrolli kohta väina üle. See on oluline, sest Iraanil polnud enne sõja algust kunagi väina üle kontrolli. Just sellel põhjusel, mida Charlie mainis. Kõik planeedi väinad on ÜRO mereõiguse konventsiooni kohaselt vabad, aga me oleme näinud, et see on juhtunud. Ja selles piirkondliku luureametniku avalduses Trey Ingstile öeldakse, et Hormuzi väin täielikult IRGC kontroll ja tõhus sulgemine praegu ning asjaolu, et nad tulistasid laeva pihta, on kontrolli tase, mida Iraan pole kunagi varem rakendanud. Ja nii nad kombivad piire. Sinu punktist rääkides, Charlie, pikaajalise mängu kohta meil pole aimugi, sest Iraan pole kunagi varem olnud sõjaliselt nii lüüa saanud. Ja nende võime võtta selle väina üle kontroll oleks küsimärgi all. See on suur küsimus. Selle olukorra edasine käik sõltub nüüd läbirääkimistest, mis pidid sel nädalavahetusel algama Pakistanis. See rikub kõik täielikult ära. Ja ka naftahindade osas kallid vaatajad. Ja. Eks ma näe. Lõppkokkuvõttes taandubki kõik sellele. See on majandus ja see on ainus läbirääkimisvahend, mis Iraanil on. 99% ülejäänud maailmast ootab lihtsalt pikki silmi. Ilmselgelt on seal palju poliitilisi küsimusi, kuid üldiselt tahavad kõik need teised riigid lihtsalt terveid ja edupaid majandusi.
ja Iraan kasutab oma võimet seda rikkuda, et asju tuksi keerata. Ja loomulikult, kui president Trump surub selle kõik enda jaoks läbi, näeb ta seda kui tohutut majanduslikku võitu Ameerika Ühendriikidele, sest see on osa tema räägitud Ameerika ennekõike tegevuskavast. On küll. Hästi. Olgu, nüüd operatsioon Eepiline raev. President Trump annab mõista, et rünnakuid Iraani vastu jätkatakse taas, kui Teheraniga kokkulepet kolmapäevaks ei saavutata. Rebecca Kastor liitub meiega nüüd Washingtonist, tal on viimased uudised. Rebecca, tere hommikust! Rachel, tere hommikust! Eile õhtul ütles president Trump, et ta sai väga häid uudiseid Iraani kohta. Ta ütles, et läbirääkimised edenevad väga hästi ja varsti saab teada, kas kokkuleppe sõlmitakse tähtajaks. Vastasel juhul on Ameerika Ühendriikide väed valmis tegutsema. Kokkuleppe kolmapäevaks, kui relvarahu lõpeb. Kas te pikendate relvarahu? Ma ei tea, võib-olla mitte. Võib-olla ma ei pikenda seda. Aga blokaad jätkub. Aga võib-olla ma ei pikenda seda. Nii et sul on blokaad ja kahjuks peame taas pommitama. Mina olen Orja. Iraani sadamate mereblokaad survestab režiimi aktsepteerima Trumpi punaseid jooni. Alates esmaspäevast on 21 laeva sunnitud tagasi pöörduma. Iraani majandus on kokkuvarisemise äärel. Režiim teatas, et väin on taas avatud. President Trump postitas Truth Socialis, et Hormuzi väin on äritegevuseks avatud, kuid ta ei ole veel valmis saatma mereväge koju tagasi. Iraan teatas just, et Hormuzi väin on täielikult avatud ning valmis äritegevuseks ja täielikuks läbisõiduks. Kuid mereblokaad jääb Iraani suhtes täielikult jõusse ja kehtima, kuni meie tehing Iraaniga on 100% lõpule viidud ja täielikult allkirjastatud. Seega püüavad Iraani relvajõud taas kehtestada kontrolli väina üle, seni kuni Elekimeridad lubavad täielikku meresõiduvabadust Iraani suunduvatele laevadele. Tasub seda täna jälgida, sest Trump ütles eile ajakirjanikele, et Iraan on kõigega nõustunud, nagu tuumaprogrammi peatamine, rikastatud uraani üleandmine ja Hamasi ning Hezbollah rahastamise lõpetamine. Charlie, Rachel ja Brief on teiega. Hästi. Rebecca Castro. Aitäh, Rebecca. Nii et on mõned vastuolulised märgid, sest me näeme teateid, et laevad võivad ümber pöörata, kuna iraanlased saadavad sõnumeid, mis viitavad sellele, et väin ei ole avatud. Ja kui nad sekkuvad millessegi, millega nad on nõustunud, nagu president Trump on rääkinud, siis oleks parem, kui nad oleksid väga ettevaatlikud, kui nad üritavad manipuleerida neid, keda nad üritavad petta. Ja president Trump ütleb, et ta on saanud telefonikõnesid NATO liikmetelt. Ja ta ütles, vabandust, see on natuke liiga hilja, liiga vähe, liiga hilja. Vaata, kuula seda. Ja nüüd, kui probleemid on lahendatud, on olukord peaaegu lahendatud. Sain NATOlt kõne, kus küsiti, kas me sooviksime mingit abi. Suur tänu, NATO! Ma ütlesin neile, et tahtsin abi juba 2 kuud tagasi, aga nüüd ma tegelikult enam teie abi ei soovi. Sest nad olid täiesti kasutud. Meil oli neid vaja, aga tegelikult polnud meil neid kunagi vaja. Nemad hoopis vajasid meid. Nad vajavad meid väga. Tead, poliitikuna on seda raske uskuda, ma tean. Aga pärast võitu tuldi minu juurde ja öeldi, härra, ma tahan teha teie kampaaniale suure annetuse. Ja ma ütlesin, kuulake, lihtsalt, et aru saaksite. Kampaania annetused pärast minu võitu ei loe. Okei, need ei loe. See on parim. Nii on. Nii, et jah, ta saab sellest aru kindlasti. Vaata, me oleme tunnistajaks massiivsele ja tõeliselt olulisele ümberjoondumisele. Ja ma arvan, et see on seotud NATOga. NATO on sellest osa. Mis on NATO tulevik? Ma arvan, et enne seda sõda arvasid paljud inimesed, et ükskõik mis juhtub, isegi kui Donald Trump suudaks, kui ta neid toetaks ja ütleks, andke meile rohkem raha, te olete meile võlgu, makske rohkem. Siiski oli arusaam, et me vajame NATOt. Aga pärast seda arvan ma, et asi pole ainult president Trumpis. Paljud inimesed hakkasid küsima, kas me vajame NATOt? Ja kindlasti ka president Trump
Kui president Trumpil õnnestub saavutada see, mida ta on viimase 1 või 2 kuu jooksul Iraaniga üritanud teha, saavad Ameerika Ühendriigid sellest palju kasu. Kuid kahtlemata saavad suurimad kasusaajad olema Euroopa ning veelgi ida poole minnes olulised riigid nagu Hiina, Jaapan ja Korea. Ja seega, kui tal see õnnestub, on ta teinud töö, mida NATO ei suutnud teha ja millest NATO saab tohutult kasu. Ja on üsna huvitav, et nad ei liigutanud sõrmegi, et aidata. Muidugi. Me kuuleme alati, et kui üks neist riikidest on hädas, siis on kindel ootus, et Ameerika maksumaksjal Nad sekkuvad ja aitavad neid. Ukraina on täiuslik näide. Jah, ma mõtlen, kas Ukraina ei olnud kaasatud. Paljud inimesed tahtsid, et nad liituksid ja kahjuks andis Bideni valitsus märku, et nad võivad NATOsse astuda. See olukord juhtus NATOs ja juhtus otse Venemaaga ning ilmselgelt tundis Euroopa end selle tõttu ohustatuna ja lõpuks kulutasime tohutult palju raha. Me kulutame sellele siiani raha. See oli sõda, kuhu ma tegelikult poleks tahtnud, et me oleksime sekkunud ja see oli nende käsul. Mis saab tulevikus, kui NATO muutub ebaoluliseks või kaob üldse? Pea meeles, et president Trump on nimetanud NATOd paberitiigriks. Ja need sõnad on olnud üsna mõjusad, sest tegelikult pole nad midagi teinud alates 90-ndatest Bosnias ja Kosovos. Ja lõppkokkuvõttes on NATO põhiprintsiip, nagu inimesed sellest aru saavad, artikkel 5. Rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Ja nad ei ilmunud kohale. Nad on aastakümneid mugavustsoonis olnud, lootes ideele, et kui NATOga peaks midagi halvasti minema, saavad ameeriklased hakkama ja meie ei pea panustama. Et vastata teie küsimusele, tulevik sõltub sellest, et presidendil on nii hea suhe NATO peasekretäri Ruttega, et võib-olla on lootust seda reformida. Aga ma tõesti arvan, et ilma NATO tõsise ümberkorralduseta ja uue pühendumiseta ei tea ma tõesti, milline tulevik neil võiks olla. See on nende lootus.